19. sajandil parandasid eestlaste majandus- ja haridusolud, sest 1816. ja 1819. aastal kaotati pärisorjus ning 1868. aastal teoorjus. Eesti laulu- ja pillikoorid, milleks olid peamiselt pasunakoorid või puhkpilliorkestrid, hakkasid kujunema 19. sajandi alguses. Esimesed koorid, mis Eestis loodi, olid Põltsamaa laulukoor ja Torma laulukoor. Eeskuju võeti peamiselt baltisaksa kultuurist. Algselt meeldisid eestlastele enim mitmehäälne koorilaur ja orkestrid. Esimese Eestimaal toimunud laulupeo pidasid baltisaksad 1857. aastal Tallinnas. Sellest sai inspiratsiooni ka Johann Valdemar Jansen, kes tahtis, et ka eestlased korraldaksid midagi sarnast. 1865. aastal asutas ta Vanemuise Estonia seltsi. Eesti üldlaulupeo korraldamine sai võimalik seetõttu, et 19. sajandi keskpaigas oli siin juba piisavalt muusikaharidusega dirigente ja koorilaulukogemusega inimesi. Eesti esimene üldlaulupidu toimus 18. kuni 20. juunil aastal 1869 Tartus. See andis tugeva tõuke koori ja puhkpilli muusika arengule. Koore ja puhkpilliorkestrid tuli ajaga kogu aeg juurde ning laulupeo repertuaar laienes. Esimesed 3 üldlaulupeol osalesid ainult meeskoorid ja puhkpilliorkestrid. Segakoorid pääsesid esimest korda 4. laulupeole ning eraldi naiskoorid lisandusid 10. üldlaulupeol aastal 1933. 1919. aastal tegi Tallinna meestelaulu seltsi koorijuht Konstantin Türpo ettepaneku luua Eesti Lauljate Liit, mis võtaks enda kätte kogu kooriliikumise juhtimise. Eesti Lauljate Liit asutati aastal 1921 ja selle eesmärgiks oli üldlaulupidude korraldamine, koorilaulu ja puhkpillimuusika edendamine ning organiseeriv tegevus. Eesti Lauljate Liit lammutati siis, kui Eesti jäi Nõukogude võimu alla. Laulupidude olulisuse kasvu näitab ilmekalt ka see, et esimese üldlaulupeol osalesid 845 lauljat, pärast teist maailmasõda oli osalejaid juba 26 kuni 30 000.